Ja tänane osa ma räägin täna siis piiride seadmisest ja miks ma valisin täna just nimelt selle teema, et see on hästi huvitav, et ma tänase päeva jooksul olen väga palju seda kuulnud ja see muudkui tuleb ülesse, et kuidas üldse piire seada ja miks see on meie jaoks kasulik ja mitte ainult meie jaoks, vaid ka teiste jaoks. Ütlen sulle veel kord tere ja mul on hea meel, kui ka sina mind siin tervitad. Anna mulle märku, kuidas on läinud sinu päev ja isegi kui sa vaatad järgi, siis ikkagi kirjuta jälle, kuidas on läinud sinu päev. Aga praegu ütle mulle tere ja kuidas on sinu päev täna läinud. Ootan ka ühe hetke ja siis lähen edasi tänase teemaga. See on piiride seadmine. Ja sa võid ka mulle teada anda, kuidas on sinul piiride seadmisega. Kas sa pead piire, kas sa sead piire, kas sa pead neist ka kinni? Ja see oleks väga-väga huvitav teada. Nüüd alustuseks ma ütlengi siis seda, et piiride seadmine ei ole isekas ja see on enda väärtustamine eelkõige ja endast hoolimine. See on enda austamine ja enda piiridest kinni pidamine aitab tihti ka teisi. Ja toon siia ka just nimelt sellise huvitava näite võib-olla, et kui näiteks toimub mõni veebiseminar või webinar, kuidas keegi nimetab, siis üks piiridest on tihtilugu see, et see on järelvaadatav ainult teatud aja. Seega mõtle korraks selle peale, et kuidas see aitab vaatajat ehk siis seda järelvaatajat. Eelkõige ma tooksin välja siin selle, et kui on need piirid paigas, et mingi webinar on vaadatav teatud aja, siis see kohustab seda vaatama ja see aitab tegelikult ka vähendada edasilükkamist. Sest kui on piirid paigas, siis lihtsalt sellest üle astuda ei olegi tegelikult võimalik. Sest kui on jäänud midagi vaatamata, siis see on vaatamata jäänud. Et selline väga lihtne näide, kuidas piiride seadmine tegelikult aitab ka teist poolt. Nüüd, miks on üldse piiride seadmine oluline? Et kas sa oled ka selle peale mõelnud? Sa võid ka sellest mulle teada anda, mida sina arvad, miks on piiride seadmine oluline. Nüüd, minu arvates eelkõige on piiride seadmine selleks oluline, sest see aitab teha kergemalt otsuseid, et millal öelda mõnele asjale siis jaa ja millal öelda ei. Siis teiseks, minu meelest see kaitseb nii minu aega kui ka sinu aega. Ja mismoodi see siis kaitseb? See kaitsemise all ma mõtlen just nimelt seda, et võib-olla ka rohkem tööalaselt, et kui sa oled näiteks teenusepakkuja, siis kui on paigas kindlad tööajad, siis see aitab hoida nii-öelda piire ja kaitsta minu aega, et ma ei lähe näiteks tegema tööd töövälisel ajal. Nüüd, mis on siin aga ka oluline, on kommunikatsioon, et ka teine pool siis teaks, mis on see sinu kehtestatud piir ja kas see on vastuvõetav mõlemale poolele. Nüüd samamoodi, kuidas see kaitseb ka aega, ei ole seotud ju ainult tööga, vaid ka, et millal on nii-öelda see sinu enesega tutvumise, enesearendamise aeg, et ka selles suhtes, kui see piir on paigas, millal sa seda teed, siis sellest kinnipidamine on palju kergem.
Ehk siis millal on sinu tööaeg ja millal on see tööväline aeg, mis võib olla siis kas perega koos olemine, oma kaaslastega kvaliteetaeg või lihtsalt ka trenniaeg või vaba aeg, et mis on need piirid, millal midagi sa teed. Et seda on väga huvitav ja hea enda jaoks paika panna. Ja kuhu see viib sinu sisemise rahuni. Nüüd piiride seadmine ka näitab seda, et sa väärtustad iseennast ja iseenda aega. Ja see näitab ka seda, et sa hoolid iseenda vajaduste ja heaolu eest. Ja aitäh, Liina, võtan selle kommentaari suure tänutunde ja armastusega vastu, et aitäh sulle ja sina oled ka väga ilus. Ja lähen siit edasi, võtsid mul kohe tähelepanu ära, aga võtan kõik komplimendid vastu. Ja piiride seadmine on tänane teema ja piiride seadmine, miks ta veel on oluline, on see, et ta aitab vältida läbipõlemist, sest sa ei anna ära rohkem, kui sa suudad. Et mõtle korraks selle peale, et piiride seadmine aitab vältida läbipõlemist, sest sa ei anna sel juhul ära rohkem, kui sa suudad. Ja räägin siin küll, et paneme piirid, et teistele neid nii-öelda kommunikeerida, aga siin tuleb ka vaadata teist poolt, et me ise austaksime ka teiste seatud piire. Ehk siis see omakorda loob tervislikud suhted. Ja toon välja ka paar punkti, et kuidas üldse piire seada. Esimene siis on see, mis on minu arvates kõige olulisem samm üldse, on, et mõista iseenda vajadusi ja väärtusi. Sa võid mulle teada anda, kas sa oled sellega nõus, et piiride kehtestamisel või seadmisel on üks kõige olulisemaid punkte üldse enda jaoks teha selgelt, mis on sinu väärtused ja mis on üldse sinu vajadused. Nüüd teiseks on oluline kommunikatsioon, et anna ka teada, mis on need sinu väärtused või mis on need sinu vajadused ja selline aus ja välja öeldud kommunikatsioon aitabki siis luua neid tervislikke suhteid ja see annab ka teisele poolele teada ja aitab ka mõista, et kus need sinu piirid siis on ja kuidas ta saab sind rohkem, mõtle, mis see õige sõna on, sind rohkem toetada võib-olla ja kuidas ka sinuga paremini ja millal üldse suhelda. Ja minu meelest aitab ka selline teistele välja öeldud piirid just nimelt näitab ka austust. Ja see ka teine pool siis saab seda näidata enda poolt, mis on tema piirid ja selline kommunikatsioon on minu meelest üli oluline, sest see väldib ka konflikte ja arusaamatusi. Ja kolmas oluline punkt võib olla, et kuidas siis piire seada, on õpi ütlema ei ilma süümekateta. Et tulevad tihti süümepiirid, et kuidas ma saan ei öelda, et meil on ikkagi nii suur süda ja tahaks tihtilugu öelda jah, kas lihtsalt viisakusest. Ja proovi seda, et sa ütled ei ja ei tunne sellega süümekaid. Esialgu on see raske, absoluutselt nõus, aga see läheb aina kergemaks ja kergemaks lähebki see sellisel juhul, nagu oli minu kõige esimene punkt, mis on minu arust kõige olulisem, ongi see, et sa teadvustad endale, millised on need sinu vajadused ja millised on need sinu väärtused. Ja sealt tuleb ka see, et hakkad iseennast austama rohkem, iseennast rohkem armastama ja läbi selle tulevad ka need eid kergemini. Ehk siis iga ei, mis sa ütled, ütle läbi armastuse. See on ka üks teemadest, mida me käsitleme enesekindluse maratonil. Ma ei saa seda siia ütlemata jätta.
et juba esmaspäeval, 9. septembril alustab enesekindluse maraton ja sa oled sinna oodatud. Absoluutselt, et ka see aitab sul saada enesekindlamaks ja enesekindlalt on palju kergem eisi öelda. Ja mis seal veel on see, et tuleb õppida ka ütlema ja millele öelda ja seda sa saad teada juba enesekindluse maratonil. Kui sul on see info veel puudu, kui sul on küsimusi seoses enesekindluse maratoniga, siis sa võid jätta siia kommentaaride alla küsimuse või sa võid ka kirjutada mulle eraldi sõnumisse ja ma ei löö mitte ühegi suu pihta, kes küsimuse esitab. Hea meelega vastan ja aitan selgust luua. Ja enesekindlusmaraton on ka see, mis aitab sinul selgust luua just selles võtmes, et sa saad näha, kui enesekindel naine sa tegelikult oled, sest see on sinu sees olemas. Ja see mõnus toetav grupp, et kui ma vaatan, kes seal juba on kirjas, see on lihtsalt seal on nii vägevad naised lihtsalt, et iga kord, kui keegi nüüd on ennast kirja pannud, minul lähevad silmad märjaks tänutundest, et vau, kui vägev naine on siin kirjas. Seega see tuleb väga-väga siuke mõnus, armastust täis, enesekindlust boostiv grupp. Seega oled igal juhul sinna oodatud. Ja nagu ma ütlesin, ükskõik, mis küsimus sul on, kas jätta see siia alla või kirjuta otse mulle. Ja aitäh, Maarja, võtan ka sinu komplimendid vastu. Aitäh. Ja muideks, täna õhtul kell 5 on Instagramis, kui sa kirjutad Kristina Reinberg, siis seal on live mul täna Maarjaga, kes on juba osalenud ühe korra enesekindluse maratonil ja ta tuleb uuesti. Love you, nii tore, mul on nii hea meel ja mul on nii hea meel, et sa tuled, Maarja, minuga ka laivi ja saame natuke mõtteid põrgatada, et mis see enesekindlus üldse on ja kuidas see on kasvanud, sest enesekindlus on miski, mida saab kasvatada ja saab põnev kogemuste jagamine olema ja mõlemalt poolt, et nii see, kuidas Maarja on kasvanud enesekindlamaks ja räägin ka enda enesekindluse teekonnast, et külmavärinad jooksevad üle, igatahes see saab väga-väga vägev live olema. Ja nagu ma ütlesin, mina olen lihtsalt nii põnevil ja ma taaskord tunnen seda, et mu süda lihtsalt ma ei tea, kuidas ta nii palju armastust saab vastu võtta ja välja pakkuda, et mul on vaja teist südant veel juurde, et nii põnevil olen ja täpselt sellise põnevusega ma siit tänase otse-eetri lõpetangi. Ütlen sulle veel kord aitäh, et sa siin oled, kaasa mõtled ja kohtun sinuga peagi, kas siis enesekindluse maratonil või siis Instagrami laivis. Aga siin grupis kohtun sinuga igal juhul ja kui sa vaatad seda YouTube'is, siis ära unusta panna subscribe. Tšau, armsad!